Pärli pingutab iga päev, et olla taas endine, aga tipptasemel abivahendid teeksid selle palju lihtsamaks. Paraku on selline tehnika aga väga kallis. Õnneks on meile appi tulnud siin Tallinnas asuv NetPoint. Karl, ma saan aru, et teil on nüüd üks eriline ja väga vajalik kingitus Pärlile. Jah, no kui me seda kuulsime, mis Pärliga juhtus ja mis tal siis kõige suurem probleem on. Ja meil parajasti ka selline uus seade nagu käerobot, mis siis on üks kõige uuem tehnoloogia, kuidas nagu käe liikumist saada paremaks. Pärli juba treenib kodus ühe käerobotiga, aga NetPoint kingib talle uuema, millel on rohkem funktsioone. Ja erinevalt Pärli praegusest abivahendist töötab see aku peal. Raske öelda, kui mitu protsenti või kui palju see tegelikult kiiremaks muudab taastumist, aga ta kindlasti muudab seda. Et ma arvan, tänapäeval noortel on, mida varem nad saavad pöörduda tagasi oma tava ja nii-öelda siis elu juurde või saades täiskasvanuks, et iseseisva elu juurde. Et siis ma arvan, iga kuu või aasta on ikkagist päris suure tähtsusega. Et kindlasti see aitab ja et paremat tehnoloogiat ei ole, mis seda teha aitaks. Hei! Tere, Pärli ja tere, Elna! Nii tore teid jälle näha. Pärli, ma kutsusin sind täna koos emaga siia, sest alustuseks on mul sulle üks väga eriline kingitus. Võid kohe selle ema abiga äkki lahti teha ja vaadata, mis sa arvad. Palun. Aitäh. Sina sikuti sealt. Tuleb. No tubli! Oi, kui tubli! Juba teise käega ka. Kas see on nüüd see robotgümnas? Seal on kõik asjad olemas, mis sa tahtsid. Ei pea erinevaid juhtmeid külge panema, see on akuga laetav. Ja mis kõige olulisem, saab kõiki näppe ise liigutada. Siin on palju erinevaid programme. See on, et akuga on see nagu super, et pikad autosõidud saab nii asjalikult ja vaata, siin ei ole ühtegi juhet kaasas, nii et ainult... Väga vinge. Väga äge. Pärli, aga ma tean, et sul on tegelikult üks veel suurem unistus.